täna on kolmapäeva hommik. Tähendab seda, et homme sõidan ma hommikul ära Rumeeniasse. Eks täna on viimane päev Eestis, mõtlesin, on viimane aeg kaamera kätte võtta ja siis Magaal on nii vähe. Mis toimub, et no ühesõnaga tundub, et olen nagu tagasi seal, kus ma olin. Eks need mängud käivad ei saagi kunagi täpselt teada, miks see nii on, aga... No jah, sest nüüd ma olen 3 eelnevat päeva olen siin üsna madal ikkagi need süsivesikud hoidnud. Ma isegi ei söönud seda 150 täis, et kuna ma sealt koormust tõmbasin alla. Et eile ma tegin põhimõtteliselt 6 aja jooksul täiesti nagu esimese täiesti puhkepäeva ka, kus ma nagu ei teinud nagu mitte midagi. Ma isegi nagu tunnen, et see aitab rohkem kaasa kui nagu see, et ma lähen ja teen kergelt, et... Jah, no väga hea. Ei, ma usun, et lihtsalt täna natukene tõstan süsikat, vaata, mis toimub, et ega enam, lihtsalt täna, ma olen ikka nüüd üsna süke väike poiss on ka, et lihtsalt on näha, et nagu lihas kuradi pole enam nii... Läheb, hakkab loomulikult, sa oled nii pikalt tõmmanud ja nüüd ega selge see, et sealt läheb, aga ega nüüd ma ütlen, et nüüd enam nagu midagi ei ole teha, see, mis on, see on ja rasvaga sa enam midagi teha ei saa, see, mis on, seal ta on, ei tule teda juurde, ei lähe teda maha, ainult ongi küsimus selles, kuidas see momendi seisund on ja kuidas see vee tasakaal on, eks ole. Nii, esimene plaan siis täna on lähen poseerima Kristiinesse, et ma pole asjaolude tõttu, millest ma pärast räägin, ma pole poseerinud nüüd põhimõtteliselt ongi kuni sellest estikatest. Ehk siis täna on kolmapäeva hommik, on viimane aeg hakata nagu poseerima, et täna mul on vorm on ka enam-vähem nagu, millega võib nagu rahul olla. Puts. Jõua üldse poseerida raisk. Tere küll. Varud nii tihad näha. Nii olen kodus tagasi, kell on 11:47. Võib-olla on juba häälest on ka natuke aru saada, et ma olen ikkagi paremini meelestatud kui enne. Et mõtlesin, mul on nii kuradi meeletud 1,5 nädalat olnud igatepidi väga selline... Ma ei oska sõnasse panna, ütleme, ma hakkan seletama, mis mul vahepeal on toimunud. Tegelikult ma tahtsin ka varem filmida, aga nii-öelda... Ma tegin väikse... Ma tegin väikse sellise illustratsiooni sellele, et kus ma täpselt olen. See siin, ma ei tea, kas näete, Eesti meistrivõistluse nädalavahetus. Minu elu üks meeldejäävamaid nädalavahetusi. Selles suhtes, et täiesti meeletu positiivsus. Siis nüüd võtame esmaspäeva.
esmaspäeval oli lihtsalt see, et nädalavahetusel võtsin vabalt, ei trackinud toitu, ei teinud nagu asju niimoodi. Ilmselgelt oli esmaspäeval pilt kehv. No selles suhtes bloat on ju, vesi on sees ja nii edasi, et see on täiesti normaalne. Te teete laadimispäeva, teete cheat-eid ja samamoodi vesi on naha vahel, on ju. Nüüd korra hüppame edasi esmaspäevast siis siia laupäeva peale. Ja mis laupäeval oli see, et pilt oli veel sitem kui siin esmaspäeval. Ehk siis mul tekkis ülihull veepeetus. Ehk siis bloat ja vesi ei jooksnud välja. Noh, selles suhtes, et see on üsna, kui te võtate ise kas või sellest, kuidas teie olete teinud mingi ülesöömise, mingid refeed ja see nagu vaikselt vesi tiksub välja nädalaga või nädal on seda aru see, et sul pole nädal aega on pilt täpselt sama ja nagu läheb isegi hullemaks, siis mul hakkas nagu siin laupäeval hakkas juba sihukest paanikat lööma, et põhimõtteliselt MM-ini on nagu üks nädal. Mu pilt on nagu selline, nagu see oli 3 kuud tagasi, need jalad olid täiesti teravad, aga ülakeha lihtsalt hoidis vett kinni, ei visanud ära seda. Ja siis oligi nagu see, et paanika täielik, et mida ma nüüd teen, et kuidas ma käitun. Ja siin all on selline tore joonis, mida ma tahtsin sellega illustreerida, on see, et peale Eesti meistrivõistluseid, siin on nagu see joon, liigun siia poole. Siin on, mul tekkis ette selline, ma kutsuks seda filtriks. Ehk siis, kuna Eesti meistrivõistlused olid minu selline kõige suurem eesmärk üldse, minu peaeesmärk sellel võistlushooajal, siis nüüd, kui ma siin selle nädalavahetusel seda kõik saavutasin, siis see filter kadus ära. Kõik, vaata siin need jooned, mis tulevad siit filtrisse, mille ära blokeeris. Need jooned on kurnatus, väsimus, kõik halvad asjad. Ja kohe, kui mul see kadus ära, mul kadus see stress ära, saad aru, mul olid kõik keha oli mingeid lööveid, täppe täis ja selle kadus lihtsalt üleöö ära. Kohe, kui ma sain selle Eesti meistrivõistluste tiitli kätte, sain stressi maha, saavutasin oma eesmärgid, siis ma nagu see stress ja selline asi läks üle, unetus läks ära ja ka tulid asemele sellised asjad, et ma nagu reaalselt teisipäeval siin olin trennis ja kuna enam seda filtrit ei olnud, seda, mis enne nagu kaitses mind, nagu selline kaitsemehhanism, vaata, kuna mul oli nii kindel eesmärk, siht, siis ma ei tundnud seda valu ja asju. Ja siis teisipäeval sain aru, et lihtsalt kuhu ma olen jõudnud selle 9 kuuse prepiga, et ilmselgelt lihtsalt teed trenni kõike ja see on, ma tundsin esmakordselt seda, et kui rämedas ületreeningus ma olen, ma põhimõtteliselt lihtsalt hakkasin kartma, sest et mul oli nagu nii halb trennis olla juba see mõte, et ma lähen trennis ja lihtsalt ajad mind oksele, nagu reaalselt. Ja siis oligi see, et tegelikult pilt oli ka ülihalb, keha hoidis vett kinni, keha oli nii rämedas stressis lihtsalt, nii et ma puristasin kuskile reedeni välja, lihtsalt üritasin kogu aeg kulutada 3 aeroobseid päevas, lihtsalt tegin jõutrenni edasi ja siis lihtsalt laupäeval mõtlesin, perses, crash, mida ma teen, selisin treenerile, siis kohe nagu Indrek rahustas mu maha, ütles, et siin ongi puhtalt see, et see keha lihtsalt ei lase seda vett välja, sellepärast, et kuna seal lihasrakud on juba mingid põletikud asjad on sees, siis nagu ainuke võimalus ongi see, et kui tõmmata kõik koormus maha rahuneda ja samuti siis ka glükogeeni varud tühjaks, mis tähendab seda, et süsivesikuid on peale andnud. Ehk siis nüüd mul on 4 päeva olnud suht siuke 50-80 grammi vahel päevas, mis on mind ka nagu kõik varud absoluutselt tühjaks tõmmanud, et täna poseerimas ka nagu teravus on hea. Teravus on parem kui enne isegi, aga lihtsalt lihas on hästi tühjad. Igastahes, mis ma siis hakkasin laupäevast alates, laupäev-pühapäev, ma lihtsalt üritasin maks lõõgastuda. Käisin rollmassaažis, mis on mu üks tuttava tehtud salong, väga soovitan, et mul tõesti esmaspäevaks ma olin nagu uuesti sündinud selles suhtes, et lõõgastusin iga päev sauna, lihtsalt üritasin hästi rahulikult oma sellises
mullis olla. Ja täna on kolmapäev. Täna ma võin öelda, et ma olen selle vormi nii-öelda saavutanud tagasi, et see kõik see kuradi jama, mis siin toimus, et kõik see on nagu korda saanud. Ja mis ongi tähtis, et kuna ma lendan homme ära, siis ma tahtsin nagu enne selle meelerahu sallitada. Et ma ikkagi lendan niimoodi ära, et mul on nagu kõik hästi ja vorm on korras ja ma saan nagu rahulikult võistlustele keskenduda, sest et nagu siiamaani nagu alates täna ma üldse nagu saan aru, et ma pean uuesti võistlema ja mul on vaja hakata poseerima ja asju tegema, et kui mul oli nagu see mingi kuradi 3 liitrit vett seal sees, siis nagu ei tahtnud üldse poseerida. Et täna tegin esimese poseerimise, vorm on nagu terav, aga samas kuna glükogeeni varud on tühjad, siis lihtsalt on näha, et seda kudet on lihtsalt nii palju raisku läinud selle suure dieediga, aga see on, ma olin arvestanud sellega tegelikult. Et minu puhul on see, et ma võin kannatada, ma võin ükskõik mida teha. Kulturistina peegelpilt on see, mis tegelikult teeb minul tuju heaks, minu enesetunde heaks. Ma võin närida jääsalatit kanafileega nii palju kui on vaja, kui see vorm, mis mul tekib, ma tunnen, et see on minu vääriline, minu töö vääriline. Ehk siis täna mul juba nagu, täna eile juba moraalselt ma olen nagu palju paremas seisundis selles suhtes, et ütleme jah, eelmine nädal nagu see, lihtsalt mõtlesin, ma ei vääri seda, nagu, et ma ei vääri seda, mis peegelpilt näitab, et lihtsalt siis tuli maha rahuneda, lõõgastuda, treeningkoormus alla. Eile oli üle 6 aja esimene päev, kus ma ei teinud mitte midagi, ma ei teinud aeroobset, ma ei läinud jõutrenni ja täna oli ju tulemus näha, et lihtsalt mul ongi vist siuke tunne, et ma teen Rumeenias neljapäeva õhtul võib-olla siukse kerge pumpava trenni, hästi kerge ja aga ma rohkem vist ei lähegi trenni enne lavale astumist ja et praegu on lihtsalt vaja välja puhata. Et siuke pikk jutt, saite aru, ma arvan, saite aru, kus ma olen ja kust ma tulin välja, kus ma täna olen. Et põhipoint on see, et oli raske, aga ma arvan, täna on juba see päev, kus ma saan nagu hakata ennast ikkagi natukene hakkama kosuma ja sõnaga, et kui ma olen enne nüüd olnud alla 100 grammi süsivesikute, meil mingi 50-80, siis täna ma plaanin tõsta selle kuskile sinna 150 juurde, vaadata, mis keha teeb ja siis jooksvalt vaadata, kas ma panen 200 või mitte. Sest et olgu mainitud, et enne Eesti meistrivõistluseid ma sõin 350 grammi süsivesikuid päevas, kaal langes ja selline kõrge süsivesikute peal dieet on minu jaoks nagu ainuõige lahendus, ehk siis ma vihkan seda kuradi madala karbi asja, ma ei poolda seda absoluutselt, ma ei usu, et selle peal nagu on mõistlik vormi teha, ma ise sain seda just praegu ka tunda, et see küll tõi mu kõik veed asjad välja, aga ikkagi nagu see ei ole mõistlik ja see ei ole hea ja see üldse et hakkame vaikselt süsivesikuid lisama ja siis jooksvalt vaatame. Ehk siis ma tõesti väga ootan juba seda Rumeeniasse minekut, et see on nagu selline, lähed üksinda kuskile võistlema ja pead seal ise oma asju vaatama, tegema ja jooksvalt, et see on hästi põnev minu jaoks kulturistile. Aga mul on brookoli praegu juba ajab üle sealt, nii et ma näitan teile ka kohe, mida ma söön. Siin on pakk brookolit, kanafilee ja kanafilee peal on maapähklivõi, muide, mis on mul viimasel ajal üks lemmikuid asju, et tundub võib-olla imelik, aga proovige, et tõesti väga hea. Siis mul on siin 50 grammi kamapalle ja üks siis fastipudiks siia peale pärast veel. Kohvi, nektar. Kamapallid maitsesid nagu pole 5 päeva jooksul ühtegi kuradi teravilja toodet saan, et see läks õigesse kohta. Täna, mis mul plaanis on, tegelikult mul on siuke admin päev, et kuna ma homme sõidan ära ja siis täna on nagu kodukorda pakkida, vaadata veel mingid tööasjad natukene üle, siis kõik siuksed ongi admin päev põhimõtteliselt.
et ma siin jooksvalt ja meal prep tuleb ka teha tegelikult, siis ma pean ju tegelikult terve neljapäeva ikkagi oma toitu sööma ja kõik asjad kaasa tegema, et vaikselt alustan siin nende tegevustega, et kõigepealt ma arvan lükkan mingit kanatahju ja kuna lennuks on vist see teema, et sul ei tohi vedelikku olla, siis nagu mida varem ma selle toidu valmis teen, seda nagu safe im see on, et sealt mingit vett välja tilgu karti. Ja siis juba jah, ma ei tea, vaatame jooksvalt, et kell on õnneks nagu alles mingi 12:30, et jõuab kõik ära täielust. Mingid makrod välja, et siin on kana, kartul, läheb ahju, üritan kõik ühe korraga ära teha ja siis kõrval tuleb veel mingi juurikad ja siis rasvaallikana ikkagi kasutan maapähkli võid ja siis hommikusöögi teen ka omale lennukisse kaasa. Nii vahepeal meal prep edeneb siis. Kartul, kana on ahjust väljas. Siin ma tegin sellised fast pancake mixi ja siukse sõrniku vahepealsed, et need on ilmselt mul homne hommikusöök. Mul on täna võimalus tegelikult näidata teile suht kõike, mida ma söön, siis siin on minu teine vahepala, mis on põhimõtteliselt täpselt sama, mis hommikusöögi kõrval, 50 grammi kamapalle ja siis üks pudiks. See on ikka üks ülikõva kombone. Päeval lõppasin kiiresti FitShopist läbi, et jätsin oma juurikad siia podisema ja ostsin siuksed asjad. Need on siis AKG. Eks ta on mingi selline arginiini baasil selline pumptoode. Et kuna ma juba eeldan, et ma ei lähe kõige parema nagu laetavusega peale sinna lavale, et siis kõik siuksed, mis nagu seda verevärki parandavad, on nagu, noh, ma usun, tuleb kasuks, et ma isegi proovin vist enne ära kuskil neljapäeval trennis, et kuidas see töötab, et kas tean palju võtta ja millal võtta. Aga põhimõtteliselt mul meal prep ongi tehtud, et nüüd on lihtsalt hakkan kohvrit vaikselt pakkima. Eelmine reis oli mul Taneli juurde ja siis võtsin oma uue vabakava muusika. Ma ütleme nii, et Rumeenias ma arvan see, kui asi jõuab vabakavani, siis see Rumeenia ei fiili eriti seda diastetiku plotti, et ma pidin selle laskma sõbral natuke ümber teha. No ma räägin, midagi kuskil osakul. I'm like getting the feeling of coming in the gym, I'm getting the feeling of coming at home, I'm getting the feeling of coming backstage when I pump up, when I pose out in front of 5,000 people, I get the same feeling, so I'm coming day and night. Jump in, them boys out to something, they just spent like 2 or 3 weeks out to... Olen siis ehituspoest ja mujalt tagasi ja selline on muuseas 3. eine, siin on kana ja jääsalat, et siuke üsna kurb vaatepilt, aga õhtuseks tuleb hea. Ma seda asjad kokku pakkida, ma näitan teile enam-vähem, mis mul nagu nüüd koos on siin. Kõigepealt 4 toitu, hommik, 1, 2, 3. Rasvaks veel võtan eraldi pähklivõid ka kaasa. Siin ma ei võta tervet purki, kui kühveldasin mingi pool välja, et mul ei ole nagu, see ei ole mõistlik, et ma võtan terve purgi pähklivõid kaasa kohta, kus ma võistlen, sest et ma tulen nagu nii ju tühja purgiga tagasi, seega nagu natukene selline ennetav mõtlemine, et rohkem mul vaja ei ole kui siin mingi 100 grammi. Nii, siin kohvris, siinpool on siis sellised casual riided, 3 särki ja allarid, viisakad püksid, kingad, mis siin veel on, särgid. Siis kuna seal on mingi bankett ka, siis ma võtan omale pintsaku ka kaasa. Mul on üks siuke sinine pintsak, millega ma lõpetasin gümnaasiumi ja nüüd kuna ma olen põhimõtteliselt siuke anoreksik, siis mul läheb kõik asjad selga. Nii, siin on siuke võistluspäeva stuff, et kuna ma seda vedelaid asju tegelikult ei tohi käsipagasisse võtta, siis ma pean nad ikkagi siia panema, et ma arvan, et kui kohver ära sõidab kuskile teise riiki, siis ma saan ikka midagi nagu koha pealt ka osta omale grimmi. Mis siin on? Žiletid, MyFitness, sorry, ma laenasin ühte, toon teisipäev 3 tagasi. Siis see make, see on näomake siis, et mitte nagu Sander Saare
laval välja näha, et ta oli väga laheda Nutella meigiga just. Platud, üks trennisärg ikka ka, ma saan siin niisama kanda. Mis siis siin veel, need Olympi need pumpav toodet. Eks jah, see pool on siuke riid, et siin on võistlustega seotud stuff. See läheb käsipagasisse, see, mis mul nagu kaasas peaks olema. Siin on mu kaamera stuff. Võtan ainult ühe telelensi kaasa. Casey Neistat stiilis mingi Gorillapood. Mikker. Arvuti tuleb veel ka siia sisse. Siis hops. Üks monopood. Siis trussikud. Bass, muusika, Rumeenia tuhh, siuksed näevad välja. Ja siis veel, mis ma panin käsipagasisse, on need sitased riided. Need, mida ma kannan siis, kui mul on grimm peal, et mul on ühed dressikad ja üks siis pikem varustus. Põhimõtteliselt, mis mul peab kindlalt olema, on võistlusmuusika, võistluspüksid, bass. Ja siis ma saan ennast juba ära regada, et kui need nagu asjad kuskile teise riiki ei kao, siis sealt ma saan lihtsalt uue grimmi osta ja siis käia lihtsalt ühtede riietega. Et siuke setup. Mõned riided veel kuivad, ma ei saa neid panna, seega ma lükkan edasi seda. Nüüd järgmine samm, lähen ostan vist omale Pepsi Maxi ja siis lähen sauna. Et teen väikse relaxi veel. Aga ma arvan, et kõik on põhimõtteliselt valmis selleks, et hommikul mis kell on, hommikul kell 7 takso tellida omale homme. Et peaks nagu asjad paigas olema. Nii-öelda need boksid on tikitud. Ehk siis kõik on tehtud pakkimine, koristatud, lõõgastus, õhtusöök, mis on nagu ekstra naistena. Et ma spetsiaalselt täna mõtlesin, et natukene õhtul jätan veits rohkem, et siin on, kohe ütlen teile retsepti. Siin on 100 grammi fasti seda pannkoogijahu. Siis on üks lahja kohupiim, 100 grammi munavalget. Ja siis peal on veel maaplahki või ja banaan. Eks siuke, ütleme, et päeva tipped toidu mõttes kindlasti. Aga ma arvan, tõmban siin video kokku, et kindlasti näete seda videot, kas täna, homme, aga homme kell 6 on äratus, 7 paneme juba lennujaama poole ja siis lähme Rumeeniasse MM-ile. Ühesõnaga, mul on hea tuju, et nüüd läheb ainult paremaks, et kõik need rasked hetked on möödas ja kõik on hästi. Olen valmis, tahan, teeme ja näeme juba homme.